ja hästi tegutseb siin nüüd Tartu poolelt Markos Timmus. Ja väga kindlalt lahendab. Tasenurm seab 8.38. Oli päris korralikult seal väravahile maski tegemas, niimoodi on. 2 minutit esimesest kolmandikust käivitunud ja siin on kiire. Ja suudab seda hoida, oigu ja võimalus! Ja tuleb. 3-2 läheb. Ja vasturünnakule tulla pildil. On värava ees ja hakkab vist oma teed ära minema. Esimesel kolmandikul oli ta pisut unes, ei saanud kohe mänge oma meest jätkamas. Ja hea võimalus ja 3-3 on ka olemas. 3. Seal on jaol. Number 20. Nii palju vahele. Läheb moment ära. Keijanen ja väga ilus värav. Mahla täpne pealevise läbi ja väga ilus Mahla annab jälle juhtima. Ja siis on palli kaotusest tegelikult sõltunud. Kiirelt viiakse pall teise väljaku otsa, partlased siin neljakes ja oma värav. Kui õnnetult põrkab see pall Roland. Pealevise ka Keionumi poolelt ja siis seda läheb. Pealevise ka Keionumi poolelt ja siis seda läheb. On Eesti Maaülikool nüüd seda mängu taas kord juhtimas. Väravees on praegu ruumi ja kohe tuleb selline äratuskella värav siin meeskonna jaoks ja segevad 11-10 kui ka korra Spartat. Muidugi muudab olukorra keeruliseks ja väravvahi viimane hetke vahetus. Kohe tuleb veel ja tuleb ja Markos Timmus ka seda, et Balti jaamast pannakse pronksirong Tartu poole täna teele. Tartu, eelmine kord, kui ma seda ütlesin, siis nad lasid endale oma värava visata ja nüüd ma seda jälle ütlesin ja Saku viskas jälle värava ja tõmbasid 2 Sakumast välja, nüüd on Mahla ruumi. Suurepärane tegutsemine jälle. Mahla söödab ja pöörata selliseks, et see hakkab hoopis sinu kasutuses tööle ja sellega said praegu Tartu. Kauge pealevise ja tuleb nurka, üles nurka. Mida aeg edasi, seda rohkem hakkab asja otsustama ja kõik läks väga kenasti. Ja siin on nüüd 1-1 läbi Keijanen ja kas viskab ära ja viskab ja tartlased on jällegi 2 ees ja 10-8. Väga hästi mängiti Keijanile see pall ette. Õlakohad juhtuda veel mida iganes. Kindlasti ei ole Sakul ka veel viimane sõna öeldud ja ei ole ka, siis pall lendab veel kord väravasse. Nagu Vändrast saelaudu praegu või väravees on ja kas tuleb siit tühja? Ei tule, posti läheb, uskumatu, aga see ei tähenda enam midagi, sest et 10-9 võidab selle tänase mängu Eesti Maaülikool.